Tšau! Sa hoiad käes siis täna meie esimest kehakreemi ja meie üldse kõige esimest lõhnastatud toodet. Mina olen siis Berit, Berritsi brändi looja ja tahan sulle natukene juurde rääkida sellest, et mis me siia kehakreemile veel juurde loonud oleme. Ma tundsin, et mu enda nahk vajab niisutust ja mu enda keha vajab rohkem tähelepanu, aga ka kliendid teie olete mulle tagasisideks andnud, et sooviksite Berritsi kreemi ja kõik see kokku, siis sellest sündiski see kreem. Ta tõesti imendub niimoodi parajalt kiiresti, ta libiseb väga hästi. Ta sees on tõesti kõige paremad õlid, mida mina üldse oskasin kehakreemi sisse panna, nagu näiteks siis astelpajuõli. Seda ma küll nüüd ei pannud väga palju, sest muidu meie nahk jääb siis nagu kollane, et ma pidin panema seda natukene. Siis seal sees on papassuõli, mis on ka tõesti ülihea õli. Ta on oma olemuselt siis kookosvõi taoline või kookosrasva, aga mulle meeldib ta palju rohkem kui siis kookosrasv. Siis on siin sees veel kindlasti üks mu lemmikutest õlidest, mis on avokaadoõli, mis on tõesti hästi rikkalik, imendub väga hästi toidab nahka ja maarjahakõli, mis annab ülihea libeduse selle kreemile, et ka see on väga oluline komponent ja temast sisaldub väga palju vitamiine ja seda õliga tegelikult võetakse kapslitena sisse, et justkui on ka toidulisand. Siis siin sees on lõhnad ja lõhnamaailm on tõesti väga-väga suur ja lai. Et seda lõhna oli nagu väga keeruline siia leida. Meil on kontoris või tootmises siis, ma ei tea, ma arvan 50 erinevat lõhna ja kuidas need lõhnad siis hakkavad siin kreemi sees mängima, et kui sa algul nuusutad mingit lõhna, siis segad selle lõhna teise lõhnaga ja siis segad kreemi komponentidega, sa saad hoopis mingi teise kombinatsiooni, mis võib-olla üldse ei meeldi. Ja ma ütleks, et ma ei arvanud, et see saab keeruliseks kohaks, aga see lõpuks oli nagu siuke paras väljakutse, aga ma arvan, et me tegime parima valiku. Ehk et lõhnadest on siis mango ja kreibi eterlik õli. Ja nende kombinatsioon ongi selline natukene magus, natukene siuke värske, puuviljaline. See kombinatsioon siis ei püsi nagu õnneks väga kaua, et ongi, et kreemitamise hetkel on teda väga mõnusalt tunda, aga päeva jooksul ta siis nagu selline suurem lõhnapahvakas või kuidas öelda, hajub. Et jääb selline hästi mõnus nagu õrn lõhnapukett siis nahale. Siin kreemi sees on veel sees kofeiin, et kuna ma tundsingi, et võib-olla selle liigse ületöötamisega olen ma vahepeal enda keha unarusse jätnud ja tahtsin selle taastada. Ja seda kreemi tehes siis ma tundsingi, et siit kreemist on veel puudu kofeiin, mis aitab siis minu tselluliiti vähendada. Ja ma arvan, iga naine, kas või natukenegi on kimpus selle teemaga. See kreem siis teeb naha nagu ülipehmeks ja siidiseks. Et kui ma olen saanud nüüd seda kreemi kasutada, siis mingi päev sain kodust tagasiside, et su nahk on kuidagi nii pehmeks läinud ja siis ma saingi öelda, et ilmselt see on uuest kehakreemist. Selle kreemiga on meil ka suurem eesmärk
et me tõesti soovime, et sa õpiksid endale veel rohkem aega võtma ja selleks olemegi siis sellele kreemile juurde või lisaks loonud ühe meditatsiooni, mis aitab siis hoida fookust just nagu sellel kreemitamisel ja enesega koos aega veetmisel. Et tavaliselt ongi, et väikesed asjad ongi need, mis aitavad teha suuri tegusid või tunda ennast rõõmsama ja õnnelikumana. Et mina igatahes juba kogen seda. Lisaks oleme siis sellele kreemile loonud juurde Kaidi Undi juhendamisel, kes on siis näojooga treener, gua sha kiviga keha masseerimise õpetused. Et kellel on siis soov päriselt tselluliidist lahti saada, siis kindlasti kuulake seda õpetust ja järjepidevus on sealjuures väga oluline. Lisaks on siis Karin Maandi meile kokku pannud taustamuusika, mille saatel saad siis enda keha eest hoolitseda. Aitäh, et oled valinud Berritsi ja aitäh, et oled valinud looduskosmeetika ja soovin sulle mõnusat kasutamist.